Kas te Safarist olete kuulnud? Ei, see ei ole see koht, kus on lõvid ja elevandid, keda saab autost vaadata, vaid tegemist on iPhone'i sisse ehitatud internetibrauseriga. Sest et lisaks kõikidele äppidele on võimalik tavalistel veebilehtedel ka telefonist käia. Uurimegi nüüd põgusalt, millised võimalused on internetis käimiseks just sinu telefoniga. Alustame sellest, et leiame üles Safari nimelise rakenduse. Veebibrauseri nimega Safari leiame me taaskord dokist ehk siis ekraani alumisest servast, kui oleme koduekraanil. Dock, Safari. Safarile 2 korda koputades avataksegi veebibrauser. Safari, favorites. Selle abil saame navigeerida erinevatele kodulehekülgedele ning põhimõtteliselt käia internetis. Esmalt on avatud lemmik lehekülgede loend, mis hetkel meil on tühi. Vaatame vasakult paremale pühkides, mis siin ekraani peal veel on. Apple, button, Bing, button, Google, button. Siia on Apple paigaldanud mõned ettevalmistatud lemmiklehed nagu Apple'i enda koduleht, Bing otsingusüsteem, Google otsingusüsteem, Yahoo otsingusüsteem. Privacy report. Ja siin on võimalik ka vaadata informatsiooni privaatsuse kohta. Zero blocked trackers. In the last 7 days, Safari has prevented zero trackers from profiling you and hidden your IP address from known trackers. Safari annab ka teada, et viimase 7 päeva jooksul ei ole keegi meid üritanud jälgida. Aadressi ribaga leiame me Toolbar, address, search or enter website. Ekraani alumisest servast. Address, search or enter website. Text field. Koputades selle tekstiala peale Address. Avataksegi jälle taas klaviatuur, kus saame me navigeerida mõnele veebilehele. No lähme näiteks Eesti Pimedate Liidu lehele pimedateliit.ee. Voice search. P-I-M-M-E-E-X D-D-A-G-T-E-L-L-U-I-I-I-T-T To hig. Full stop. Ka veebiadresside puhul on punkt kohe tühiku kõrval ilusasti olemas, nüüd saame punkti kenasti sisestada ja et veebilehele minema hakata, leiame ekraani alumisest paremast nurgast nupu Mine. Mine. Webpage loaded. Ja telefon annab meile ilusti teada, et webpage loaded ehk siis lehekülg on laetud. Kuna see lehekülg on eesti keeles, keerame rootori taas soome keele peale. Edit, type, heading, container, braille, language, suomi. Ja nüüd saamegi vaadata veebilehel Eesti Pimedate Liidu logo. Vasaku avamenüü, painike, navigatsioon, maamerkki, romahtanut. Avamenüü, laajenna 2 napauttamalla. Ehk siis tegemist on nupuga, mis avab kodulehe menüü. Avaleht, linkki, uudised, linkki, liidust, linkki, tegemised, linkki, info, linkki, valikon ponna, ligipääsetavus, linkki, valgusekaja, linkki, kontakt, linkki. Ja siin on meie kodulehe menüü. Otsikkotaso. Eesti Pimedate Liit on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Liidu eesmärk on kaitsta nägemispuudega. Seega jõuame me siin kodulehe sisuni. Kui me näiteks nüüd aga ei taha, otsustame sellest pikast menüüst läbi käia ja liikuda kohe näiteks mööda pealkirju, saame me siingi kasutada rootorit ning kui me keerame rootori valikuni headings. ISOV, braille table, braille screen, containers, headings. Ja nüüd tõmbame sõrmega ülevalt alla. Eesti Pimedate Liidust. Uudised. Otsikko, loe ja lae alla. Valgusekaja kevadnumber on nüüd väljas. Otsikkotaso 2. Liigub ekraanilugeja mööda erinevaid pealkirju, mis leheküljel on. Ilmunud on pohjalik juhendmateriaal nägemispuudega inimestele pakutavate teenuste kohta. Otsikkotaso 2. Linkki. Otsikkotaso 2 tähendab siis pealkiri tasemega 2 ja linkki on loomulikult link. Kui me tahame mõnele lingile jõuda, siis koputame 2 korda. Adress. Pimedate Liit, Secure, tekstikenttä. Telefon fokusseerib alati esmalt aadressi riba ning selleks, et alustada lehekülge navigeerimist, tuleb meil puudutada lihtsalt suvalist kohta ekraani ülemisel serval. Eesti Pimedate Liidu logo. Ilmunud on pohjalik juhendmateriaal nägemispuudega inimestele pakutavate teenuste kohta. 25. mai 2022. Eile esitles Eesti Pimedate Liit 2 aastat kestnud projekti Minu enda elu raames valminud juhendmateriaali nägemispuudega noortele ja hiljuti nägemise kaotanutelle. Jakob Rosin andis ülevaate nägemispuudega noortele. Ja niimoodi saamegi lugeda erinevaid tekste veebilehekülgedel, täita veebivorme, koputades lihtsalt elementidele. Seega on veebis navigeerides erinevate käskude kasutamine täpselt samasugune. Alati võib võtta ette ka rootori ning vaadata, mis valikuid rootor pakub. Braille screen input. Püsty. ISO. Headings. Links.
no näiteks 13 pakuta linkkiä. meile linke ning võimalust nende vahel Vajuta navigeerida, siia, et laadida alla juhendmateriaali tekstiversiooni. ülevalt alla tõmmata Vajuta siia, et lugeda juhendmateriaali kujundatud versiooni. Link. ning lühidalt ongi veebis navigeerimine selline. Safaris on võimalusi veelgi, lehekülgi saab lisada lemmikute hulka, need nupud leiame me ekraani täiesti altservast. Toolbar. Share. Painike. Share nupu alt on võimalik lehekülje linki teistega jagada või see endale järjehoidjatesse lisada. Show bookmarks. Lisaks Show Bookmarks nupu alt on võimalik leida oma juba salvestatud lehekülgi Tabs. Painike. ning Tabs nupu alla on võimalik avada korraga mitu lehekülge ning sealt saab neid ka vahetada. Et minna tagasi eelmisele lehele, on meil võimalik leida ekraani alumisest vasakust nurgast Toolbar. Back. Back nupp või siis kasutada lehekülje peal tavalist tagasimineku käsklust ehk siis 2 sõrmega edasi-tagasi nii-öelda sügada. Reviews page. Ja telefon ütleb meile ka previous page. Väga lühidalt ongi see ülevaade sellest, kuidas kasutada veebilehed Safari. Veebileheküljed on üsnagi keerulised ja kõiki olukordi ei õnnestu meil kindlasti selles peatükis läbi käia. Aga loodetavasti said sa mõningase aimduse sellest, kuidas Safari veebilehed sead kasutada ning iPhone'is veebilehekülgedel ringi liikuda. Nüüd ongi sul võimalus rahulikult uudiseid lugeda või veebilehekülgedel niisama ringi toimetada ja kui vaja, siis mõnes kommentaariumis isegi väike arvamus avaldada. Miks mitte jätkata sama kursuse vaatamist oma telefonis olevast Safari veebibrauserist.